Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Ja möödunud nädalal nägime, et ilma armastuseta on kõik, isegi vaimuannid, väärtusetud. Täna vaatlen lähemalt 1. Korintuse 13. peatükki ja imelist pilti armastusest, mida see loob. Armastust, millest Paulus räägib siin Korintuse kirjas, ei saa väljendada selliste lausete nagu ma armastan maasikaid või ma armastan oma sõpru ega isegi mitte lausega, et ma armastan oma abikaasat ja lapsi. Samuti ei räägi piibel sellisest armastusest, mida me kohtame ja saame näha filmides. Tegu pole ka erootilise armastusega, kuigi seda kirjakohta tihtipeale kasutatakse tihti ka laulatuskõnedes, aga see on teema omaette. Armastust, millest siin jutt käib, ei saa taandada kiindumuse või ligimise armastuse või vooruse või heasoovlikkuse tasemele. Samas esindavad need kõik seda suuremal või vähemal määral. Armastus, millest siin kõneldakse, on eriline arm, mille on meile andnud püha vaim. Armastus 1. Korintuse 13. peatükis on vaimust antud ind, mis paneb meid tegutsema kiindumusega, ligimise armastusega, voorusega ja heasoovlikkusega. See on meie tegude, tunnete ja mõtete täielik ühendamine Kristusega ja meie ligimestega. Kuulake, mida Jeesus ütles hoiatusena meilegi Mattuse 24. peatükis. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Mille eest Jeesus siin meid siis hoiatab? Jeesus ütles, et viimsel päevil patt suureneb sedavõrd, seadusetus levib sedavõrd, et armastus paljudel jahtub. Jeesus ei öelnud, et kõigepealt kohe seda kõike halba nähes tuleb vihkamine südamesse. Ei, ta räägib sellest, et armastus hakkab jahtuma. Suurim lõpuaja oht ei ole mitte ainult pettus, mis võib tabada meid igat ühte. See on see, et kaob armastus. Aga mis on siis see agaape armastus, millest Paulus rääkis? Johannese 13. peatükis ütleb Jeesus, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Milline oleks siis agaape armastuse definitsioon? Armastus, millest piibel räägib, on isetu. See on valmis ohvrit tooma. See on tingimusteta. See on Kristuse sarnane. See ei põhine tunnetel. See põhineb otsusel ja alistumisel. Milline oleks armastuse suurim näide? Rooma 5. peatükis saame lugeda. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Niisiis, ristil avaldus Jumala armastus. Armastus tagasilükkamise korral, armastus, kui see oli reedetud, armastus, kui kannatas teenimatult. Seega agaape armastus annab, kuigi midagi ei saa vastu. Agaape armastus ei küsi, kas sa väärid seda, see küsib hoopis, kuidas ma saan peegeldada Kristust. Miks on just see jumalik agaape armastus tänapäeval nii oluline? Sellepärast esiteks, et patt hävitab loomupäraselt armastuse. Seadusetus teeb südame kalgiks ja korduv patu harrastamine tuimestab kaastunde. Teiseks, miks see tänapäeval on oluline? Sest külm armastus viib purunenud suheteni. Kodud lakkavad olemast kodud, kogudused lagunevad, kogukonnad lagunevad. Kolmandaks, sest armastus on tõelise Kristuse ehtne tõend. Johannese 13 ütleb, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Jutt ei ole mitte ainult õpetusest, mitte ainult positsioonist, armastus tõestab jüngriks olemist. See on see ehtne tõend. Kuidas siis hoida armastust, et see ei jahtuks? Ainus, mis tuleb meeles pidada, on see, jää ühendusse Kristusega. Johannese 15 ütleb, mina olen viinapuu, ütleb Jeesus, teie olete oksad.
Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda teie midagi teha. Seega ilma temata, Jeesuseta, me ei saa armastada, nagu tema armastas. Meie ei ole ju armastus, Jumal on seda. Seega vali armastus iga päev. Pea meeles, et armastus ei ole iseenesest meis, see on teadlik ja tahtlik valik valida Jumal. Hoia oma südant, ütleb õpetussõnade 4. peatükk, enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Armastust piiravad väga tavalised asjad, näiteks kibestumus, solvumine ja pahameel. Seega harjuta armastust aktiivselt. Sellel on mõju ja ka meie reaalses elus, sest agape armastus muudab elusid. Küsime, millal oleks selline armastus võinud midagi olulist muuta? Seda siis, kui keegi tundis end hüljatuna, armastus oleks ta taastanud. Kui keegi võitles sõltuvusega, armastus oleks ülendanud. Kui keegi ilmselt on oma kogemuses kõrbenud või nagu maakeeles öeldakse, pani puusse, armastus oleks teda katnud. Oli üksi, armastus oleks temani jõudnud. Paljud inimesed ei vaja rohkem kriitikat, nad vajavad Kristuse sarnast armastust tegudes. Küsimus täna meil ei ole selles, kas maailm jahtub. Küsimus on hoopiski selles, kas minu armastus jahtub. 1. Johannese 4. peatükk ütleb, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Mida siis armastus meie elus saab teha ja mida ta teeb? Paulus vaatleb armastuse omadusi, et näidata, mis armastus on ja mis ta ei ole või mida armastus teeb ja mida ta ei tee. Ta kirjeldab armastust isikuna, et saaksime aimu, kuidas käitub inimene, kes on täidetud pühast vaimust lähtuva armastusega. Armastust portretreerides kasutab Paulus terve rida tegusõnu. Tema jaoks seisneb armastus pigem tegudes kui tajumises ja tunnetes. Esiteks ta ütleb, et armastus on pikameelne. See tähendab, et kannatlikkust näidatakse üles isegi keerulistes olukordades. 2. Peetruse 3. peatükis teatatakse, et Jumal on meie vastu pikameelne. Ja Efeesuse 3. peatükk ütleb, et armastuse kirjeldamisel võiksid mõista armastuse laiust ja pikkust ja sügavust ja kõrgust, et ära tunda Kristuse armastust, mis ületab kõik tunnetuse. Nii kaua, kui selline pühendumus on meie elus, kehtib tõotus, mida Jumal on öelnud Hebra 13. peatükis. Mina ei hülga sind ega jäta sind maha. Armastus on nii sügav, et ulatub meieni kõige sügavamasse paika, kus me eales võiksime ka olla. Kui me elaksime mere äärmises otsas, isegi seal juhataks mind sinu käsi ja hoiaks mind sinu parem käsi, ütleb laulja. Pole pattu nii sügavat või pimedat paika, kuhu sa oleksid jooksnud, et tema armastus sind ei leiaks sealt. See on nii lai, et haarab kõik maailma. Kedagi pole kõrvale jäetud. See on nii kõrge, me ei suuda ette kujutada, mida Jumal meile on valmistanud, millisesse kõrgusesse ta meid viib, kui me sellise armastuse temalt vastu võtame igapäevaselt. Selle pikameelse kannatuse vastand on loomulikult lühike, mis on tegelikult hea ühesõnaline kirjeldus sellest, kuidas me tavaliselt üksteisega armastuseta käitume, kui armastusel pole südames kohta. Meie lühikesed ja rutakad reaktsioonid, järelduste tegemine, hukkamõistvad seisukohad, öeldes sellest on küllalt, aitab kõik. Pikameelne armastus meie elus on pikaks ajaks olemas. See on kaeblemiste ülene, viib meid teisele poole, siia,
et jääda, kestab nii heas kui halvas, see on sügav ja püsiv. Armastus valib pika tee, et asju läbi mõelda, laia silmaringiga vaadelda, et näha asju teise vaatenurgast. See esitab küsimusi, mitte ei tee kiireid oletusi, otsib lahendusi. Mis on teisele parim, see on väljapoole suunatud. Armastusel on pikad käed. Armastus tõstab kõrgele. Meie võime armastada tuleb Jumalalt. Teiseks, piibel ütleb, armastus hellitab. See on lahke, nii reaalne, praktiline, käega katsutav. Reaalne teenimine, teiste vajaduste teadvustamine, silmatud avatud sellele, kuidas mina saan sind aidata. Lahkus väljendub kõige valjemini tegudes. Lahked teod, käi armastuses, hoolimata sellest, kuidas teised, rahulda teiste vajadusi. See on armastus. Kui me armastame oma ligimest, siis püüame olla talle kasulikud, kas pole nii? Edasi piibel ütleb, et armastus rõõmustab tõe üle. See sõna tähistab võimet kogeda ühes kaasinimesega rõõmu, mitte üksinda, koos temaga. See on jagatud kogemus. Rõõmustab koos tõega. Millal tõde rõõmustab? Jeesus on tee ja tõde ja elu. Rõõmusta koos minuga, sest ma olen leidnud oma lamba, kes oli kadunud. Kui naine kaotas ühe mündi, ta pühkis maja, otsis hoolikalt ja kui ta selle leidis, helistas ta oma sõpradele ja naabritele. Rõõmustage koos minuga, sest olen leidnud, mille ma kaotasin. Kadunud poeg oli teel koju. Isa oli äärmiselt rõõmus. See on normaalne, et me rõõmustame. Kuid vanem poeg oli vihane. Tema sõnad paljastasid selle, mis oli tema südames. Kuigi ta oli väliselt sõnakuulelik, puudus südant valitsev armastus. Edasi piibel ütleb, et armastus kannatab kõike. Kannatab vaikides. On olemas vaikne, kaitsev, vastupidav, tugev hoiak. Armastus kannab kõike, head ja halba, sinu ilu ja inetust, kiiduväärset ja laitust väärivat. Katab sind oma sulgedega. Tema lipp minu kohal on armastus, ütleb pühakiri. Armastus usub kõike. Ja kreekakeelses sõnas öeldakse otse, et see omab usku. Sellises kodus oleme kiired andestama, armastame ligi tingimusteta ja usume ligimeses parimat. Armastusel on usk. Usk toimib armastuse kaudu. Me oleme harjunud mõtlema armastusest kui tundest. Aga see armastus, millest piibel siin räägib, ei põhine tunnetel, vaid usul. See usub kõike, ütleb piibel. Edasi piibel ütleb, et armastus loodab kõik. Kreeka keelest tõlgituna isegi ootab. Viitab uskumusele või ootusele, et midagi head juhtub ja toimub. Piibel räägib lootuse Jumalast. Meid päästetakse lootuse läbi. Nähtav lootus ei ole lootus, kui me loodame seda, mida me ei näe, ja siis ootame seda kannatlikult. Nii aitab vaim meid meie nõrkuses, kujundab meis lootuse. See on üks viis, kuidas me saame oma vaenlasi armastada. Ja lõpuks piibel ütleb, et armastus jääb. Jääb, peab visalt vastu, talub kõike. Kõige valjem armastuse ilming inimkonnale on see, et Jeesus talus risti. Tal oli maa 1000 künkal, aga ta elas vaesuse elu. Ta oleks võinud kivid leivaks muuta, aga ta kannatas nälga. Ta on taevane majesteet. Kogu au kuulub talle, aga ta alandas end ja tal polnud ilu. Mida me temas oleksime ihaldanud? Ta on kõikvõimas. Ta oleks võinud ristilt alla tulla, aga jäi sinna ja seda armastusest sinu ja minu vastu. Ta ütles, keegi ei võta mu elu, mina annan selle. Jumal oleks võinud selle maailma hävitada ja eluga edasi minna, nagu öeldakse.
edasi liikuda, aga ta jäi meiega siia, kus meie oleme. Ja nüüd tuleb siis piiblis ka kirjeldus sellest, mida armastus ei tee. Ta ei ole kade. Praegu uuritavas salmis on see aga eitavas vormis, just nagu Apostlitegu 7. peatükis. On hea igatseda vaimuande, aga mitte kadestada andidega inimesi. See tekitab ju lahkheli. Teiseks piibel ütleb, et armastus ei kelgi. See tähendab ülbust ja soovi teistelt kiitust saada. Armastus aga ei ole enesekeskne. Järgneva sõnaga muutub see mõte veel selgemaks, kui piibel ütleb, et armastus ei hoople. Paulus ütles juba varemalt, tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Sellega viidatakse inimese ülespuhutud enesehinnangule. Edasi ütleb piibel, armastus ei käitu näotult. Selle sõna tähendus on väga lai. Üldiselt aga tähendab see sotsiaalsete ja moraalsete normide eiramist häbiväärsel, autul, sündsusetul või sobimatul moel. Tõenäoliselt viitab Paulus Korintuse tugevama jutumärkides poole ülbele ja ebavõisakale käitumisele nõrkade liikmete suhtes. Edasi ütleb piibel, et armastus ei otsi oma kasu. See on väga sarnane sellele, mida me loeme 10. peatükist. Ärgu ükski otsigu oma õigust, vaid pigem olgu kasuks teistele. Armastus loobub teiste nimel oma õigustest. Kõik saavad nii kasu keskkonnast, kus igaüks püüab teistele kasuks olla. Edasi piibel ütleb, et armastus ei ärritu. See viitab sisemisele erutusseisundile, mis on omane kellelegi, keda on kerge vihastada. See tähendab, et armastus ei ole äkiline ega ka ülitundlik. Edasi piibel ütleb, et armastus ei jäta meelde paha. Sellel on juures raamatupidamise maik, mis tähendab, et armastus ei võta kellegi vigu arvesse. Või ütleme nii, armastus tähendab ka andestamist. Ja lõpuks piibel ütleb, et armastusel ei ole rõõmu ülekohtust. Vähe sellest, et armastus ei pea arvestust kellegi teiste vigade üle, ei tunne armastus neist ka üldsegi mitte rõõmu. Kui me päriselt üksteist armastame, ei valmista teiste eksimused meile rõõmu, vaid me püüame neid aidata. Aga kui me loeme 1. Korintuse 13. peatükki, siis siin on meie silmes tegelikult midagi väga tõelist. Võime pettumusega mõista, et vähemal või suuremal määral ei saa me hakkama armastuse omaduste väljendamisega oma elus. Tõenäoliselt pidas Paulus 1. Korintuse 13. peatükki kirjutades silmas hoopis Jeesust. Jah, ainult Kristuses avaldusid armastuse kõik omadused täiuslikult. Seega on Pauluse maalitud armastuse portree just Jeesuse portree. Piibel teatab meile, et Jumal on armastus. Tema armastab meid niivõrd, et andis oma ainsa poja. Jeesus on armastuse olemuse kuju. Kui tahame teada, kuidas armastus väljendub, peaksime pikemalt vaatama Jeesusele. Kui koondame tähelepanu Jeesuse portreele Uues Testamendis, mõistame, et kõik armastuse jaatavas vormis omadused, mida loetakse siin peatükis, ilmnevadki Jeesuses. Jeesus on pikameelne. Aga Paulus ütleb, kuid minu peale, patustest suurima peale, on halastatud sellepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt. Jeesus on helde. Piibel ütleb, et issand on helde 1. Peetruse 2. peatükis. Selleks tekstilõigus osutab sõna issand Jeesusele. Mõistet helde annab edasi kreekakeelne sõna, mis on samast sõnatüvest, kus tegusõna hellitabki välja tuleb. Jeesus rõõmustab tõe üle. Jeesus tundis rõõmu isa tahte täitmisest ja tema armastuse kogemisest. Jeesus lepib kõigega, talub kõike.
Hebra 12 ütleb, et Jeesus leppis ristiga. Ta leppis niisuguse patuste vaenuga enese vastu. Keegi pole leppinud nii palju ega nii talunud nii palju nagu Jeesus. Ja miks ta seda tegi? Ta tegi seda tema ette seatud rõõmu asemel. Jeesus usub kõike. Kui Hananias pidas Pauluse usku tulekut küsitavaks, vastas Jeesus, tema on mulle valitud tööriist. Mida piibel siin meile avaldab? Jeesus näeb inimestes rohkemat, kui nad on. Tema näeb, milliseks nad tema väe läbi saavad. Seni oleme teada saanud, et armastus on pika meelega, hellitab, rõõmustab, lepib, usub, loodab ja talub ehk on visa, sest Jeesus on seda kõike. Kui näeme neid omadusi Jeesuses, siis järgmine samm oleks meie poolt teda jäljendada. See ongi just see, mida Paulus korintlastele soovis. Kui aga eemaldada ei nendest 8 joonest, mille kohta öeldakse, et armastus ei ole selline ja nii edasi, saame üsna hea kirjelduse korintlaste käitumisest oma koguduse ringis. Kadedad, kelkivad, hooplevad, ebaviisakad, omakasupüüdlikud, kergesti ärrituvad ja uurivad, mida teevad teised pahasti. Paulus pruugib siin tegusõnu, mis käisid korintlaste olukorra kohta. Jah, tõesti, korintlastel oli palju õppida ja on meilgi ilmselt täna. Olles kirjeldanud, mida armastus teeb ja mida ei tee, lõpetab Paulus kõnealuse osa, tõstes esile armastuse igavese olemuse, et innustada lugejad praktiseerima tõelist armastust. Ühel päeval ei ole prohvetlikult kõnelemist enam vaja. Samuti räägime kõik üht keelt ja vigane inimtunnetus asendatakse täiesti uue Jumala tundmisega. Vaimuannid lakkavad alles siis, kui on täitunud eesmärk, milleks need olemas on. Aga armastus ei hääbu kunagi. Sama lugu on usuga. Kui Jeesus tuleb tagasi, asendub usk nägemisega. Ja see, mida oleme pikalt lootnud, saab siis tegelikkuseks. Kuid selle kõigega saame alustada juba täna. Olgu sul kordaminekut ja edu selles, peatse kohtumiseni!